Joel, sinu tuleristsed treenerina on selja taga aastalõputurniir on peetud, teine koht kotis. Võta need mängud kokku hästi lühidalt. Jah, et algas kohe nii-öelda tugeva ja agressiivse Tarva vastu, kelle vastu oli päris hea ja võitluslik mäng, aga paraku pidime seekord alla vanduma. Järgmine mäng siis Nõmme Kaljuga 1-1. Võimalus oli küll ja küll, seekord ei läinud palju sisse. Peale seda mängud Santose ja Vändraga, kus juba poisid näitasid väga head mängu, väga head minekut, suutsime skoorida ja tekitada võimalusi, sealt ka võidupunktid ja alagrupis teisena edasi. Ise tundsin, et peale neid kahte viimast mängu võistkond hakkas nii-öelda üheskoos paremini töötama. Seda näitas juba poolfinaal Infoneti vastu. Infoneti vastu poolfinaal oli juba väga hea just võistkondliku koha pealt ja hea oli näha, et poisid olid nii-öelda üks võistkond ja ma arvan ka tänu sellele see Infoneti hea võit oli. Kas see finaali kaotus 4-1 Irbisele võis jääda selle taha, et Irbisel on suhteliselt tugev saalijalgpalli kogemus? No muidugi, seal on kogenenud ja saalikoondise mehed ja ka mehed, kes on suurt jalgpalli mänginud. Et kindlasti nende liikumised, nende oskus, mängu lugemine ja oli nii-öelda kogemus, mis oli. Seda oli näha ja need võimalused, mis neil tekkisid, lõid väga külmaveeliselt ära ja meie sellega nii-öelda vastata ei suutnud. Täna oli meil rivis ka 4 uut meest, keda Flora särgis sai avalikkus esimest korda näha. Võtta iga mehe kohta ühe lausega kokku, kuidas sa nende tänaste mängudega rahule jäid? Jah, Fredi Einmaa kaitses oli väga nii-öelda heas mõttes agressiivne ja võitluslik, et temal on uus keskkond, ta läheb aega harjumiseks, aga minu silmis oli väga tubli. Markus Poom mängis täna minust väga hea turniiri, lõi ka väravaid, suutis mängu juhtida. Erik Sorga samamoodi, natuke vahetasime tema nii-öelda viisikut, seal hakkas ta paremini välja lööma, suutis ka väravaid lüüa. Ja Pavel Fedorenko samamoodi oli väga agressiivne ja rünnakul tekitas nii-öelda pahandust. Seekord küll vist, kui ma õigesti mäletan, väravat kirja ei saanud, aga kõik uute meestega jäime väga rahule ja loodan, et töötavad trennis edasi ja teevad selle nii-öelda järgmise sammu. Joel, nüüd trenni tagasi aastavahetus ja siis läheb juba päris tõsiseks tööks. Jah, et saab aastavahetusel korra puhata ja jaanuar läheb juba kõva töö edasi. Aitäh! Saamuel Vard, muutusime mängudega ühe enesekindlamaks, finaaliks sai püssirohi otsa. Mis juhtus, kuidas finaali kokku võtad? Ei teagi, turniiri alguses saab käima, aga ütleme nii, et leidsime oma mängu, poisid said nagu klapi kätte, tegime neid lihtsaid asju, mida me oskame. Seda, mida me trennis harjutanud oleme ja aina paremaks läks. Finaalis jäidki nagu pisiasjad ja pigem nagu kogemused on. Ehk siis Kiviõli, kes on väga kogenud meeskond, teadis, hoiab keha vahel, katab, teeb seda troppi, kui me ei lähe kaasa, siis on raske, karistatakse ära. Aga aastalõputurniiri kokku võttes tavapärasest parem? Jah, eelmine aasta vist teeme 3. aga võib isegi olla poiste üle uhke. Me ei ole väga kaua isegi koos mänginud. Suutsime ennast ühtse meeskonnana kokku jätta ja sama rahul. Meeskonnas oli palju uusi nägusid, kooskõla nendega tundus olevat väljakul selline, nagu oleks mänginud koos juba pool aastat. Jah, see on huvitav, sellepärast, et kogunesime siin alles detsembri keskpaigas ja lihtsalt ütleme nii, et poisid ise on nii palju pingutanud, et oleme saanud selle hea klapi vähese ajal. Hästi saame, aitäh!